katsin korralikult vlogi teha on kuidagi seletamatul viisil ebaõnnestunud. Võib-olla sellepärast, et väljas on 32 kraadi sooja. Võib-olla sellepärast, et on puhkus. Aga siis ma seda nagu kuidagi kompenseerida, nagu natuke näitan kodutänavat ja seda ümbrust siin Mudža linnas. Midagi väga palju ei hakka siin lobisema mingisuguseid Wikipedia fakte Mudža ajaloost, põnevast ajaloost teie ette tooma. Nii et vaatame seda lihtsalt nii nagu ma seda ise siin ka näen. Väga õdus väike kodutänav ja sobivad pöörame kaamera liin. Siis on nagu rohkem siia ja olen päris siin linna keskel, kus siis tõesti on mõnusad kohvikud ja väikesed poekesed ja kohe siin samas nagu nurga taga näiteks on üks pisike kirik, mis on ka sobivalt nagu alati avatud, sinna võib sisse astuda, vaadata. Maja ise on ka päris põnev, see on 17. sajandist, vähemalt niiviisi meile siis väidetakse ja mul on seal 4 korrust, mille vahel tõesti peab ütlema, annab natuke nagu ronida, eks ju. Aga see kõik on väga lõbus ja ei ole wifit, ei ole konditsioneeri, aga tundub, et 17. sajandil nad siiski oskasid majakesi ka ehitada ja siin on siis see kirik. Vaatame korraks sisse ka vaikselt. Vahe kõrval on siis ka kenasti vorstipood sobivatel aegadel lahti. Siit saab kõik hommikusöögiks vajalikku. Kõrval on kenasti pagariäri, jällegi küll väga piiratud aja avatud, aga nagu näete siin Austria-Ungari pärand on endiselt au sees ja sellised Trieste regioonile omased saiad ei ole ausalt öelda veel nagu seda üsnagi kabedat summat hakanud välja käima ja lähim kohe ka pitsa koht, vägagi adekvaatne pitsa jällegi, Itaalias raske on leida halba pitsat muidugi, aga siin tõesti see on kahtlemata tasemel ja väikesed toredad kõrvaltänavad ka, mis siit kulgevad ja kohe-kohe nagu ei olegi läinud kaua, kui oleme jõudnud juba päris siis keskväljakuni, kus siis on võimalik heinestada ja vaadata ümbrust. Siit kulgeb ka Giuseppe Verdi tänav. Verdi on, võiks öelda peaaegu nagu selle kandi mees, eks ju. Triestes väga oluline. Ja siin siis linnavalitsuse hoone ja Mudža peakirik. Vana sakraalhoone, kus juures pühakoda olla siin olnud juba päris ristiusueelsetel aegadel. Mida siin austati või keda siin austati, kes seda täpselt teab. Aga siin väljakul siis jah, praegu on veel kõik üsnagi siuke vaikne rahulik, asjalikku turismi informatsiooni. On siit ka saanud päris palju küsimusi, näiteks küsimus sellest, kuhu viia prügi, eks ju. Ja siis selgus selline huvitav tõsiasi, et itaalastel nagu mingisugust sellist prügi sorteerimist. Tähendab, sorteerimine küll toimub, aga näiteks see, et nagu klaas ja pudelid kuidagi kokku kogutaks. Seda neil lihtsalt vähemalt siin regioonis ei ole. Nad olid päris üllatunud, kui me selliste küsimustega nende poole pöördusime. Aga kõik läheb prügikasti, ütleme siis niiviisi. Õnneks neid prügikasti on, sest see tavaline suvine probleem, kuhu siis jäätmed paigutada. See nagu praegu veel vähemalt väga tõsine ei ole. Ja siin kenasti olemegi jõudnud juba Mudža sadamasse. Ja loomulikult siin on siis kenasti ka erinevaid toidukohti, gelato, siin ütleme üks selline nagu lemmikkoht ka. Praegu on veel aeg, kus nagu selline õhtune melu ei ole alanud, aga
mõtlesin, et teeme selle pildi nagu ära, et siis on ehk sõpradel hea vaadata, mis kentsakas koht see selline on. Ja tõepoolest võiks öelda küll, et ega eestlasi siia ehk väga palju pole jõudnud, aga see ei ole õige. Kohtasin just täna ka rannaäärses pargis jalutamas 2 inimest Eestist. Kuulsin keele järgi ära, ei läinud neid õnnitlema selle puhul, et nad siia on jõudnud. Ja siin mõne inimesega olen juttu ka teinud ja Eestit lausa teatakse Tallinna, teatakse seda, et seal on soe, tähendab, et seal on külm, eks ju. Ja ise soe siin, tõesti. Aga teatakse seda, et eestlased on kõvad purjetajad, et ilmselt siis mõnigi Eesti meresõitja on siia oma paadi osanud ankrusse jätta. Võimalik, et see on lihtsalt natukene odavam kui Triestes või mõnes Veneetsia sadamas. Aga selline väike vaade siit esialgu. Kõnnin veel natukene edasi. Liiklus siin regioonis, kui juba jällegi rääkida, on võrratult rahulikum. Siin ei ole mitte midagi sellist, mis meenutaks nagu Napolit või Lõuna-Itaaliat, vaid siin ikkagi sõidetakse korralikult ja antakse sulle teed, lubatakse üle tee minna. Ei ole sellist nagu pidevat surmahirmu nagu näiteks Napolis, eks ju. Aga siit ma jalutan veel natukene edasi. Vaatame üle teega. Kõik mingisugune eriline soga jõudis siin mõned ajad tagasi siia rannikule. Kohalikud ka ei tea nagu, mis pagana asi see on, mis on meres kasvama läinud ja pole seda nagu väga palju kogenud, aga suurem osa rannast on muidugi puhas ja seal ei ole midagi kurta. Kohe siin vastas on Trieste sadam ja tegelikult natukene ähvardavalt muidugi siis naftaterminal. Aga selle mõju siia ei ulata, natuke kostub sellist häält ja heli. Siin on silma hakanud ka üks selline tore, peamiselt siis mereandidest koosneva menüüga toidukoht. Ei ole veel ära proovinud, viibimise alguses ka veel, aga arvatavasti kindlasti on plaanis. Täna on ka esmaspäevane päev, nii et selle tõttu nagu seda melu on siin üksjagu vähem. Aga siin siis kenasti siin sadamakapteni maja ja juba suurem sadama osa ka. Ja kauguses seal paistab siis Trieste. Nii et selline esimene väike vaade. Kes teab, ei ole siin ka väga rikkalikult jagatud wifi't, nii et millal need videod kunagi üles laetakse või kes teab. Nagu öeldud, mingisugust monteerimist siin ei tule, eks ju. Vaatame kõik puhas siuke toores kraam hakkab siis tulema ja võib-olla siis paari päeva pärast õnnestub midagi ka jagada. Praegu lähen vaatan, kas saab linna poole tagasi pöörduda. Ja äkki on keegi mulle ka mingi jäätise võtnud, nii et seda jäätise söömist teile praegu jagama ei hakka, aga veel siuke vaade siis Muusia kesklinna poole. Ääretult armas väike linnakene ja ületas tegelikult absoluutselt kõik ootused. Nii see koht, kus olla, kui see linn ise ja siin nagu selline õdus ja lõbus olemine.